ja et selles mõttes, et ma ei oska nagu seda, ma umbes nagu need loengud ajad ja materjalid panin kokku, aga ma täpselt ei tea, kui palju aega läheb, et võimalused tekib, et ma saan varem valmis või hiljem, et aga see on eks vaatame. Ja siis nii. Siis, et millega on, et Androidid, millega on siis tegu, et tegu on siis mobiilsetele seadmetele suunatud operatsioonisüsteemiga, mis on avatud lähtekoodiga. Et see põhimõtteliselt tähendab seda, et igaüks siis saab selle arendamises kaasa rääkida, kas individuaalne või siis juriidiline keha. Et põhimõtteliselt, kellel on nagu rohkem niisugust pealehakkamist ja huvi, siis on võimalik lihtsalt iseenesest kas siis sellest Androidi bug-trackerist siis näiteks mingeid probleeme kätte võtta ja siis kas või selle uurimisega või lahendamisega tegelema hakata ja siis neid nagu panustada sinna üldsesse operatsioonisüsteemi arendusse. Aga see on küllaltki niisugune edasijõudnute teema, et aga muidu põhiliselt individuaalsed isikuid, kes nagu omast hobist selle Androidi platvormi arendusega tegeleb, et ma arvan, nende osakaal on küllaltki väike, et võib-olla ma panen mingi numbri ühest, aga alla 5% äkki või võib-olla isegi 1% midagi niisugust, et tavaliselt on huvi on juriidilistel kehadel ehk siis suurettevõtted, kes saavad sellest kas siis otsest või kaudset kasu, näiteks riistvaratootjad või siis mingi muude mobiilsete tarkvarade litsenseerijad või müüjad. Ja siis kasutusvaldkond, et põhimõtteliselt paigaldatakse seda küllaltki laialt levinud sellistele seadmetele, või selles mõttes väga suurele hulgale seadmetele. Et siis alguse sai siis nutitelefonidest, lisandus tahvelarvutid ja siis tulid igasugused muud riistvarased seadmed, mis vajavad niisugust operatsioonisüsteemi ja mis on üldjuhul siis puutetundliku ekraaniga, kuid kasutatakse ka mittepuutetundliku ekraanidega seadmetel. Et näiteks isegi mõningatel lauaarvutitel on Android operatsioonisüsteemi kasutusel. Ja siis kui võrrelda nüüd siis seda turuosa, kus see alguse sai, ehk siis nutitelefonidest, siis Androidi turuosa on kuskil 80%, et see peaks olema siis vist seadmetest, mida igapäevaselt kasutatakse. Ehk siis, mis on küllaltki suur, et põhiline konkurent, kes on siis iPhone, ehk siis iOS operatsioonisüsteem. Ja siit on niisugune ülevaade, et mis maailmajagudes on Android operatsioonisüsteem populaarsem, et roosaga on siis tähistatud need maailmajaod või need riigid, kus Androidi operatsioonisüsteem on, kus kuulub Android operatsioonisüsteemile enamus sellest turuosast. Ja siit võib niisuguse omamoodi huvitava järelduse teha, et kui te vaatate näiteks niisuguseid jõukamaid riike nagu USA, Austraalia, siis need Rootsi, Inglismaa, siis siit võib näha, et neid turge valitseb iOS ehk siis iPhone. Ja see põhjus on selles, et iPhone ise on nagu küllaltki kulukas seade, võrreldes näiteks mingid Android odavamate seadmetega, kus tänu sellele, et operatsioonisüsteemi nagu litsentsi või riistvaratootjad ostma, on küllaltki lihtne niisugune arenevatele või mitte nii jõukatele turgudele nagu ennast lihtsamini edukaks saada.
ehk siis siit sellest iseenesest sellest kaardist võib välja lugeda seda, et kui näiteks teil on tulevikus plaanis mingit rakendust teha või siis ka kuskil ettevõttes, kus te võib-olla olete või ettevõtte plaanib, et siis ongi, et see oleneb nagu kontingendist, et kuhu turule see toode on sihitud, et kui USA turule tehakse midagi, siis tõenäoliselt üldjuhul tehakse enne iPhone'i äpp. Ja kui on kuskile mujale, siis see on oleneb olukorrast. Siis ma räägin sellest ajaloost ka mõnevõrra, et põhimõtteliselt kõige algselt see sai alguse juba 2003 aasta, ehk siis 12 aastat tagasi ja siis asutati see ettevõte, kes hakkas selle operatsioonisüsteemi arendamisega tegelema. Ja siis üks juhtfiguuridest on Andy Rubin, et siis hiljem, kui Google selle ettevõtte omandas, siis ta töötas päris pikalt sellega edasi, kuid nüüd on ta Google'i siseselt liikunud kuskile teistesse arvudesse, et enam ta selle Androidi operatsioonisüsteemiga otseselt seotud ei ole. Ja siis algne plaan oli väheke teine, kuhu ta on tänasel päeval välja jõudnud, ehk siis operatsioonisüsteem digitaalsetele kaameratele. Ja siis tol hetkel, kui 2003 aasta siis põhilisteks konkurentideks, et küllaltki see, et 2003 aasta oli see turg oli küllaltki praktiliselt niisugust erilist konkurentsi ei olnudki, et praktiliselt Symbian OS-il oli monopol, ehk siis Nokial, et kui te veel mäletate, siis niisugused neid aegu, kui Nokia oli niisugune küllaltki turuliider. Ja siis oli Microsoftil oli Windows Mobile. Seda mitte ajada Windows Phone'iga, mis need on nagu nüüd tegelikult üks on lihtsalt oluliselt vanem ja tavatelefonidel või selles mõttes nuppudega telefonidel, et Windows Phone on see tehti põhimõtteliselt nagu nullist niisuguse uue visiooniga või niimoodi. Aga siis põhimõtteliselt jah, juba 2005 aasta Google omandas Androidi, siis see tekitas palju niisugust kõmu, et kuna inimestel tekkis huvi, et mida teeb Google mingi mobiilse operatsioonisüsteemi, et kui ma õigesti mäletan, siis tol hetkel ainuke põhiline arvu vist neil oligi siis see otsingumootor ja siis see reklaaminduse asi. Et niisugune mobiilse operatsioonisüsteemi ostmine, see tundus kuidagi väga niisugune väga kummaline samm või niisugune ettearvamatu samm. Ja jah, siis põhimõtteliselt Google nagu vaikselt seda arendas seal omaette ja siis 2007 aasta siis asutati see koos teiste huvilistega, siis asutati Open Handset Alliance ja siin on siis kõik liikmed, kellel oli huvi selle vastu, et luua ühtne ja avatud platvorm mobiilsetele seadmetele. Et tol hetkel siis oli see turg küllaltki fragmenteerunud, et iga turule siseneja, kas siis suur või väike, pidi praktiliselt nullist oma operatsioonisüsteemi, kas siis kõik üles ehitama koos kasutajaliidesega, kõik igast alamoodi olid siis mingid Bluetooth, Wi-Fi, mis iganes driverid ja veebirenderdajad ja mis iganes osad seal on, pidid nullist ehitama, et see oli küllaltki ressursimahukas, siis otsustati teha, et teeme ühe avatud standardi ja siis kõik saavad kasutada seda vastavalt oma vajadustele ja nõudmistele. Ja siin on näha siis, et liikmeteks olid niisugused riistvaratootjad ja siis tarkvaratootjad. 2007 siis 4. kvartalis tehti esimene versioon nagu ametlikult näidati seda inimestele. Et ühtegi seadet tol hetkel ei olnud tulnud. Ja siis 2008 tuli siis esimene versioon koos esimese reaalse füüsilise seadmega. Et tehnilised andmed, et on nagu selle ajale vastavad, et hetkel on praegult on niimoodi, et 2015 aasta tulevad juba
käekellad tulevad umbes 4 korda võimsamad kui see telefon. Ja siis esimesel seadmel puudus puutetundlik ekraan, et see oli siis selle QWERTY klaviatuuriga. Et siin ma saan näidata pilti ka, et see oli siis siukene. Ja siis 2009 esmakordselt tuli puutetundlik klaviatuur, et tol hetkel juba, kui tuli et oli juba siukene konkurents küllaltki tihe, et praktiliselt Android sörkis sabas, et oli juba iPhone ja iPhone 3G, mis olid omas, kuidas öelda, turunissis olid praktiliselt liidrid. Ja siis, siit on näha erinevad Androidi versioonid, mis aja jooksul on välja lastud. Ja siis võib-olla märkimisväärsemalt siis 2.3, et siis see oli kaua aega üks populaarsemaid. Ja siis erinevad funktsionaalsed, mis tulid. Siis 2011 esmakordselt tuligi Androidi versioon, mis oli optimeeritud ainult tahvelarvutitele. Ehk siis tol hetkel oli niimoodi, et oli üks Android operatsioonisüsteem, mis oli telefonidele ja teine, mis oli tahvelarvutitele. Aga hetkeseisuga on nüüd niimoodi, et ei ole vahet, kas sul on tahvelarvuti või siis on telefon või see on mingi muu seade. Siis paigutatakse üldjuhul sama Androidi versioon sinna peale ja siis vastavalt selle seadme riistvara parameetritele siis operatsioonisüsteem ennast skaleerib seda kasutajaliidest ja käitub nii, nagu on kasutajale mugav. Jah, siis 2011 oli see Androidi 4. versioon, et siin võib öelda, et siin Android hakkas vaikselt kasutajamugavuse ja usability ja siis jõudluse koha pealt mingites osades hakkas iPhone'ile juba konkurentsi pakkuma. Et enne seda oli see enne seda oli lihtsalt tegu seadme, miks oli oluliselt odavam, kuid samas ka oluliselt vähem kvaliteetsem ja ebamugavam kasutada. Ja siis nüüd eelmise aasta lõpuskis tuli üle pika aja üks Androidi suuremaid versioone välja, ehk siis 5. Ja koodnimi on sellel Lollipop. Ja põhimõtteliselt, nagu te näetegi, et siin on alates 1.5 on siis kasutatud siukseid neid codename'e, ehk mis on kõik nagu cupcake, donut, eclair, froyo, gingerbread ja honeycomb ja nii edasi. Et need on siuksed siis, ma ei tea, võib-olla keegi kuskil küsib mingi mälumängus on midagi siukest, aga need on kõik siuksed seotud maiustustega ja need lähevad tähestiku järjekorras, ehk siis A-d ei ole, B-d ei ole, siis C, D, E, F, esimesed tähed siis G, H, I, J, K, L ja siis järgmine versioon tuleb siis M-tähe algusega. Et siis seda te võite ka ise ennustada, et mis on maiustus, ingliskeelne M-tähega algab. Et ma ei tea, võib-olla tõesti, et selles mõttes, et KitKat tuli, et võib M-st tõesti tulla. Seda mõtlevad arendajad ise, et ma ei tea, mis see protokoll on, aga tavaliselt Google ise ütleb, et mis selle nimeks nüüd tuleb. Jah, siis selle Lollipopi puhul on see, et kasutajaliidese standardmuutused, material design, ehk see on siis siukene väga küllaltki siuke detailne ettekirjutus, et milline peaks üks kasutajasõbralik ja siukene mugav kasutajaliides Androidi seadmel välja nägema. Tõenäoliselt olete Material, selle Android Design Guideline, see kattub vägagi palju Google'i veebidisainiga. Ehk tõenäoliselt, kui te näete olete Google'i teenuseid kasutanud, siis tõenäoliselt täpselt need kasutajaliidese printsiibid, siis neid soovitab Google kasutada ka Androidi operatsioonisüsteemi rakenduste arendamise puhul.
no ja siis muidugi see, mis Android 5-ga veel muutus, et eelduste kohaselt on tõenäoliselt rakenduste kiirus kasvas osaliselt, et kaks sükest küllaltki jõudlust tõstavat muudatust, mis tehti siis selle virtuaalmasinaga, oli see, et garbage collector optimeeriti, ehk siis kuna Java on programmeerimise keel, kus programmeerija ei pea seda mälu vabastama, siis seal on garbage collector ja siis selle tööd optimeeriti oluliselt, mis muudab seda rakenduste jõudlust paremaks. Ja siis teine asi oli see, et bytecode'i siis interpreteeritakse või noh, osaliselt kompileeritakse juba seda ette rakenduse paigaldamisel, samas kui vana talvik virtuaalmasin siis kompileeriks bytecode'iks siis juba mingi just in time, ehk siis vastavalt sellele, kui kasutaja hakkas rakendust kasutama, siis iga osa tõlgendati bytecode'iks tol hetkel. Siis enim levinud versioonid, et arendajate koha pealt on see küllaltki oluline, et sellest tulenevalt näiteks kui te hakkate mingit rakendust looma, siis te peate otsustama kõige esimese asjana, või tegelikult saate hiljem seda otsust muuta, aga kui suurele turuosale te soovite enda rakendust pakkuda, et see on nagu iseenesestmõistetav see, et te püüate, et te tahaksite enda rakendust luua 100%, et kõik saaksid kasutada, vahet ei ole, kas on mingi Android, mingi 2.0 või mis iganes, aga mingist hetkest neid vanema versiooni kasutajaid on väga vähe, kuid samas sa pead vägagi palju nägema vaeva ja sul tekivad igast erinevad probleemid, et kui sa tahad nii vanasid versioone toetada, kuna lihtsalt tarkvaraliselt on need vanemad Androidi versioonid ei ole niivõrd, kuidas öelda, funktsionaalsed või efektiivsed. Ehk siis põhimõtteliselt 2015 aasta seisuga, et ongi, et optimaalne on siis toetada rakendusi alates siis 4.0 versioonist. Sellega te kaotate 93% turust, mis on iga päevaga see turuosa kasvab, kuna vanemaid versioone inimesed lihtsalt ei näe mõtet kasutada Androidist ja nad siis uuendavad enda telefone. Et tõenäoliselt aja jooksul näiteks kui aasta on juba 2020 näiteks, siis on võib-olla, siis tuleb isegi mõtet, et võib nagu sihiks võtta 5.0 või see on lihtsalt niisugune ennustus. Et ühesõnaga, mida hilisema versiooni te sihiks võtate, seda rohkem uuemat funktsionaalsust te saate kasutada. Ilma, et te peaks selle jaoks mingit lisatööd või vaeva nägema. Nii. Et kas on siiamaani küsimusi? Siis ma räägin Android operatsioonisüsteemi ülesehitusest, et mõningad on võib-olla kuulnud, et Android kas siis on Linux või baseerub Linuxil, siis Androidi kohta võib öelda, et tema põhifunktsionaalsus osaliselt kattub Linuxiga, kuid ta ei ole Linux, et ühesõnaga Linuxi rakendusi te otse Androidis käivitada ei saa. Et põhimõtteliselt Androidi baasosaks on Linux kernel ehk ühesõnaga, nagu te siin näete, et siis kernel hoiab endast siuksed küllaltki, see on küllaltki riistvara lähedane. Okei, siit ei näe, need suht kehvasti. Kas neid ruloosid saab muidu liigutada ka või? Või ma ei tea, kas teil on siit tagantpoolt näha kuskilt?
noh, nüüd on natuke varem. Ehk siis, nagu te näete, siis on tegu on küllaltki riistvara lähedase kihiga, ehk siis hoiab endas erinevaid vajalikke driverid põhiliselt, et siis kõik, mis on niisugune operatsioonisüsteemi baaskiht, et tänu sellele oligi võimalik nagu operatsioonisüsteemi arengus hoida küllaltki palju aega ja testimist kokku, kui võeti juba niisugune kasutuses olev nagu baas, mis on nagu Linuxis kasutusel. Ja siis see täpsemalt detaile on näha, millest see nagu see Linuxi kernel koosneb. Et kindlasti ei ole siin kõik osad välja toodud. Siis järgmine kiht on siis libraries, et need on, tegu on siis vabavaraliste erinevate niisuguste lisafunktsionaalsust lisavate teekidega, mis on näiteks operatsioonisüsteemi kohalt on küllaltki olulised. Ehk siis, siin saab näiteks välja tuua see, et OpenGL on siis tegeleb 2D ja 3D graafika renderdamisega. FreeType tegeleb niisuguste kirjafontide kuvamisega. WebKit on siis selle HTML-i renderdamise teek. SQLite on siis Androidi sisse ehitatud andmebaas. Ehk siis põhimõtteliselt igas Androidi rakenduses on olemas andmebaasi kasutamise võimalus ja SQL-i kasutamise võimalus. Ja siis igasugust muud niisugused olulised aspektid, mis muudavad arendajate elu kergemaks ja võimaldavad arendada erinevaid lahendusi antud operatsioonisüsteemile. Ja siis Android Runtime, see on siis ehk kuigi Android rakendus kirjutatakse Java programmeerimise keeles, siis tegelikkus on see, et kui kompileerite Java programmeerimise keele bytecode'iks, siis Android platvorm ei interpreteeri seda bytecode'i, vaid ta omakorda tõlgendab Java bytecode'i endale siis sobivaks bytecode'iks, et kuni kõik versioonid, mis olid enne, ta peaks talviks selleks bytecode'iks siis, olenemata Android versioonist, kas on uuem kui 5 või siis vanem kui 5. Ja siis sellele nüüd sellele kõigele lisandub veel üks kiht, ehk siis see on application framework, et põhimõtteliselt siin on nüüd need asjad, mida tõenäoliselt, millega puutuvad arendajad kokku või millele nii-öelda läbi appide on arendajatel otsene ligipääs. Et siis ongi, et Activity Manager siis haldab selle rakenduse elutsüklit, erinevaid olekuid, Package Manager haldab rakendusi ja siis View System tegeleb selle kasutajaliidese renderdamise, Location Manager siis tegeleb kõik, mis puudutab positsioneerimist GPS läbi Wi-Fi võrgu, läbi mobiilsete mastide ja nii edasi. Ja siis, need on need kõik operatsioonisüsteemi kihid, mis on igas Androidi süsteemis olemas. Ja siis siia peale, et see on see osa, mida meie hakkame õppima, et kõikidele eelolevatele nagu baasosade abil või peale on siis võimalik ehitada isiklikke nagu neid rakendusi, mis kasutavad kõiki neid süsteemi võimalusi. Jah, siis põhimõtteliselt üks asi, mis ma tahaks nagu selgeks teha, et põhimõtteliselt Androidi rakendusi on võimalik arendada kasutades erinevaid tehnoloogiaid. Et põhimõtteliselt saab nagu rakendused lüüa kaheks, et on kas siis native rakendus, ehk siis see, mis on
mis põhimõtteliselt kompileeritakse otse selleks bytecode'iks ja siis on niisugune, kuidas öelda, nagu võib-olla mitte standardne lahendus on see, et kasutatakse rakenduste loomisel HTML-i, JavaScripti ja CSS-i. Ehk siis tehakse niisugune interpreteeritavas keeles niisugune vahekiht. Et noh, see on, no põhimõtteliselt niimoodi saab need kaheks lüüa. Et mida meie õpime on see, et neid native rakenduste arendamist, ehk siis kuidas öelda, nagu nii-öelda tõelisi nagu Android rakendusi, mis kasutavad täielikult kogu süsteemi võimalusi. Ja siis põhimõtteliselt selle native'i eeliseks ongi see, et ta on kiirem, kuna puudub üks vahekiht, mis tegeleb selle rakenduse kas siis renderdamise või selle skriptimiskeele interpreteerimisega. Ehk seal on põhimõtteliselt ongi, et see hübriid või selle HTML rakenduste puhul, et tavaliselt teabki seda jõudlust ja kasutaja mugavust puudu. Siis on rohkem võimalusi, kuna sul on otsene ligipääs kõikidele nendele süsteemi appidele, siis on platvormi spetsiifiline kasutajaliides, et üks näide on see, et näiteks kui sa siin Android rakenduses, native rakenduses teeme näiteks mingi nupu, siis see nupp on alati süsteemi spetsiifiline, et kui sa paned vanema Androidi, eeldusel sa mingit disaini siin nupule ei pane, kui sa paned vanema Androidi, siis on vanema Androidi disainiga nupp, kui sa paned uuema Androidi, siis on uuem Androidi disainiga nupp. Aga mis hübriidrakendustega juhtub, et üldjuhul on üks rakendus loodud kõikide erinevate platvormide jaoks. Ja selle all ma mõtlen nagu, et isegi, et sul võib olla, et näiteks iOS-i all, Windows Phone'i all ja Androidi süsteemi all, et rakendus näeb alati üks ja sama välja. Aga seal tekib see probleem, et näiteks kui on inimene niisugune Androidi kasutaja, siis tema ei pruugi näiteks olla kursis või aru saada iOS-i või Windows Phone'i disaini sellest ettekirjutustest või kasutajaliidesest. Ja siis native rakendused üldjuhul kirjutatakse Javas, kuid on ka võimalik kasutada teisi keeli, näiteks C-Sharpi. Ja siis hübriid ongi põhimõtteliselt, hübriidrakendus ongi siis lihtsalt tehtud HTML-is, mis siis lihtsalt kasutab seda sisse ehitatud renderdamise mootorit ja siis kuvab selle rakenduse, mis kasutaja on loonud. Et see on nagu, et need on kaks niisugust layer'it, et tavaliselt ongi, et ma ei ütle, et üks oleks õigem, teine oleks vale, vaid kõik see oleneb sellest, mis on nagu nõue, et kui sul on rakenduse eelarve küllaltki piiratud ja sul on lihtsalt vaja lihtsamat informatiivset rakendust, siis minu arvates on hübriid HTML rakendus see, mida nagu võiks teha. Aga samas, kui sul on nagu arendusressurssi rohkem, sul on väga niisugune jõudlus, intensiivne lahendus, näiteks mingit videostriimimine või mingi reaalajas, mingi ülikiire suhtlus, midagi niisugust. Ja sinu jaoks on väga oluline kiire ja kasutusõbralik kasutajaliides, siis oleks tõenäoliselt see native lahendus oleks, mida mina soovitaks. Siis nüüd ma läheksin detailidesse, et millest koosneb üks rakendus, Androidi rakendus. Et põhimõtteliselt asi, millest kindlasti mööda ei saa, on siis Android manifest. Ehk põhimõtteliselt seda faili võib, see peab igas Android rakenduses olemas olema, kuna see deklareerib süsteemile, mis on nagu rakenduse sisu ja mis on nagu rakendus, mis andmeid ta on võimeline välja andma
mis andmeid on ta võimalik sisse võtma ning mis süsteemi privileege ta soovib kasutada. Et põhimõtteliselt lisaks sellele on veel kirjeldatud iga eraldi niisugune, kuidas öelda, eraldiseisev ekraanivaade ehk activity on selles manifestis kirjeldatud. Ehk põhimõtteliselt seda faili võib vaadata kui näiteks raamatu sisukorda. Ehk kui sa vaatad selle failile peale, siis või kui operatsioonisüsteem sellele peale vaatab, siis ta teab küllaltki palju, mis selles rakenduses sees on ning kuidas ta käitub. Ehk see on nagu, see peab igas Androidi rakenduses olemas olema, et ja siis see versioon defineerib ka seda, et milline on kõige vanem Androidi versioon, mis seda rakendust toetab ning mis on näiteks antud rakenduse nõuded süsteemile, et kas ta soovib kasutada puutetundlikku ekraani, kas ta soovib näiteks kasutada GPS-i, Bluetoothi, et kui neid olemas ei ole, et kas kasutaja saab rakendust installida või ei saa. Siis teine osa on lähtekood, et see on siis üldne standard on, see kirjutatakse Javas. Ehk kui sul on võimalik, kui sa kasutad erinevaid ma oskagi öelda, kuidas selle nimi on, aga vahekiht, ehk siis näiteks mono runtime'i puhul on võimalik kasutada, luua ka rakenduse C-Sharpis. Aga see Google'i, kuidas öelda, standard või üldine standard on, et üldjuhul arendatakse need Javas, vähemalt native rakendused. Siis kolmas komponent on siis ressursifailid, et siis need on kasutajaliides elemendid ja siis graafilised elemendid, tekstid, mis iganes failid, kas ta näiteks mingid, kui soovite rakendusse näiteks sisestada mingid, kas siis mingid videofaile, helifaile, CSV-d, .text, .xml, JSON, ehk siis need ressursifailid. Ja kasutajaliidese defineerimine kulub samuti siia alla, et Androidis siis kasutajaliides, nagu näete seal allvasakul, see XML, et manifest defineeritakse XML-ina ja siis samuti defineeritakse ka kasutajaliides XML-ina. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et nüüd siis see koostamise protsess, et kuidas rakendus koostatakse. Et üleval vasakul siis võetakse need ressursid, millest ma eelnevalt rääkisin, siis Android Asset Packaging Tool siis defineerib nendest ressurssidest siis hetkel defineerib ressurssidest nagu viited, aga sellest ma räägin hiljem. Aga põhimõtteliselt see r.java, see tähistab seda, ehk siis reference.java, et see võimaldab seda, et oleks rakenduse Java programmeerimise keelest võimalik viidata ressurssidele, ehk siis kas kasutajaliides elementidele või muudele asjadele. See on põhimõtteliselt hoiab neid kõikide ressursside nimesid endas, läbi mille on võimalik neid ressursse kasutada. Siis application, siis on application source code, see on siis Javas. See kompileeritakse .class failideks, ehk siis Java bytecode'iks. Siis siin kasutatakse sellist tööriista nagu text, mis tõlgendab selle bytecode'i siis talviku selleks bytecode'iks. Et põhjus, miks üldse kasutatakse või otsustati kasutada mitte Java bytecode on see, et
Teks või see talvik bytecode on siis optimeeritud välkmäluga seadmetele, kus on väga kriitiline aspekt, on siis jõudlus ja aku kasutatavus. Ehk siis sellega saadi, tänu sellele on võimalik ehitada rakenduse, mis nagu nutiseadmetel töötab paremini. Et Java iseenesest sai alguse ju lauaarvutitest, et üks ühele nad päris hästi ei ühildunud. Nii. Ja siis, kui te siit vasakult vasakult jälgite, siis siin on näha, et compiled resources ehk ühesõnaga rakenduse ressursid, näiteks XML failid, siis Androidi platvorm siis kompileerib siis mingisuguseks vaekeeleks, mis võimaldab hoida kokku siis seda ketta kasutavust. Ja siis antaksegi APK builderisse antakse sisendiks siis kompileeritud ressursid. Ei kompileerita kõiki ressursse, vaid näiteks pilte ei kompileerita, kuna need on juba eeldused, nad on ise juba kokku pakitud, mingi PNG või EPG. Ja zip-faile ei kompileerita, kuna need on ka juba kokku pakitud ja nii edasi. Ja siis APK builderisse tulevad sisendiks ressursid, siis tuleb talvikus bytecode ja siis other resources. Ma ei teagi, mis see on, aga. Ja siis sellest luuaksegi kokku siis Android package ehk .apk. Et põhimõtteliselt edaspidi, et kui te kas siis mingid rakendused kasutate enda telefonidel või loote selles arenduskeskkonnas, siis kõik need Android rakendused siis lõpevad .apk faililaiendiga. Nii, ja siis põhimõtteliselt, kui on see pakend koostatud, siis allkirjastatakse antud pakend siis krüptovõtmega. Ehk põhimõtteliselt enne kui rakendus ei ole allkirjastatud krüptovõtmega, siis enne seda ei ole võimalik rakendust kuskil seadmes kasutada. Ja põhimõtteliselt, kui te kasutate näiteks arenduskeskkonnas, siis igal krüptovõtmel on siis krüptovõti ise ja siis on kasutaja sisestatav salasõna. Et kui te näiteks arenduskeskkonnas nii-öelda rakendusi loote, siis antud kontekstis pole vaja seda krüptovõtit luua, kuna süsteem loob automaatselt debug võtme. Ehk siin ongi näha, et siis paremal on kirjas debugor, release key store. Ja ehk siis antud selle debug võtmega saate, on võimalik siis teil oma seda rakendust kasutada. Aga kui tekib olukord, et te soovite kui olete rakenduse arendamise ära lõpetanud ja soovite kuskil näiteks Google Play'sse oma rakenduse laiemale üldsusele kättesaadavaks teha, siis tuleb see rakendus siis release key store'iga allkirjastada. Ja selle peate see tuleb siis ise genereerida ja sinna tuleb teil siis valida see kasutaja nime ja salasõna. Ja miks on üldse niisugune asi nagu vajalik, ehk see on siis
turbekaalutlustel, et ütleme nii, et kui seda allkirjastamist ei oleks, siis ei oleks kasutajal võimalik tuvastada, et kes see nüüd siis, kes selle rakenduse tegi. Ehk iga kord näiteks, kui teil on mingi rakenduse versioon ja sellest rakendusest tuleb näiteks uus versioon, siis need krüptovõtmed peavad kattuma. Kui näiteks on allkirjastatud mingi teise võtmega, siis ma ei mäletagi, mis tõenäoliselt, installida kindlasti ei saa. Aga tõenäoliselt, jah, siis tuleb lihtsalt veateade, et see rakendus on juba süsteemis olemas, kuid see krüptovõtmed ei klapi. Ja see on sellepärast kasutusele võetud, et põhimõtteliselt iga Android rakendus on võimalik küllaltki lihtsalt võtta, et küllaltki lihtsalt on võimalik Android rakendus võtta nagu baasosadeks. Et .apk fail, et see iseenesest ei ole mitte midagi muud kui lihtsalt tavaline zip-fail. Et te saate kasutada siis tavast mingit WinRAR-i või mis iganes ja te saate näha, mis on selles faili sisu. Ja kasutades teisi reverse engineerimise tööriistu on praktiliselt võimalik teil saada kätte kogu lähtekood, mis antud rakenduses on. Ja nüüd, kui mingi pahatahtlik või niisugune kuri inimene tuleb, võtab teie rakenduse lahti, paneb sinna mingit, ma ei tea, kuskil edit teksti, sest paneb näiteks mingi paroolide kogemuse mingi asja ja pakendab selle sama uuesti kokku, siis tal ei ole võimalik luua seda tõeväärtust. Kuna temal puudub teie krüptovõti ja teie krüptovõtme parool, siis temal ei ole võimalik nagu luua niisugust tõeväärtust või illusiooni selle kasutaja jaoks, et see ongi nüüd sellelt originaalselt kasutajalt tulnud rakendus. Ja siis muidugi kindlasti see, mis ma ära mainin, et see krüptovõti, mis te live release'i jaoks või release keystory, mis te genereerite, et seda, et kui te olete juba Google Base'i selle rakenduse üles laadinud, kas siis müügiks või teistele kättesaamiseks, see peab teil kindlasti alles olema. Et kui juhtub ükspäev niisugune asi, et teil on vaja näiteks soovite rakendusest mingit uut versiooni luua, kui te olete oma krüptovõtme ära kaudanud või siis olete parooli ära unustanud, siis teil ei olegi oma rakendusest võimalik uut versiooni üles laadida inimestele kättesaadavaks teha, vaid te peate vana rakenduse siis, ühesõnaga te peate rakenduse otseselt maha ei pea võtma, aga põhimõtteliselt peate uue rakenduse üles laadima, et ei ole seda vanat rakendust, ei ole võimalik nagu vanadele kasutajatele enam välja jagada. Nii. Ja siis see zip Aligin, ehk see on siis põhimõtteliselt, see on niisugune tööriist, mis siis nihutab seal, ma ei mäletagi mingit detaile ma päris täpselt ei tea, aga põhimõtteliselt ta muudab teie selle APK faili omakorda kompaktsemaks. Ja siis põhimõtteliselt see lõppresultaat ongi siis APK fail. Ja põhimõtteliselt kogu see protsess, mis ma praegu kirjeldasin, et sellest põhimõtteliselt iseenesest saate arendada Android rakenduselt, ei tea sellest mitte midagi. Et Android Studios teil lihtsalt vajutate ühte niisugust kolmnurkset play nuppu ja kogu see arenduskeskkond siis teeb kogu selle töö teie eest ära. Aga jah, selles mõttes, aga kindlasti on see Kindlasti, kui te jooksete mõndasse probleemidesse, siis ja mingit püüate lahendusi leida, siis kindlasti selle flowchart'i või selle ülesehituse teadmine, et see on kindlasti nagu ülioluline. Või kui teil tekib vajadus näiteks luua niisugused, kuidas öelda, võib-olla ebastandardseid rakendusi või mis võib-olla vasta võib-olla niisugusele keskmisele
või noh, niisugusele tavalisele Android rakendusele. Või noh, näiteks teil on vaja ise mingit kombineerida näiteks APK faile no mis iganes, näiteks on vaja kombineerida 100 APK faili ja igaüks on siis allkirjastatud erineva võtmega ning erineva võtmega, näiteks igal rakendusel on erinev ikoon ja erinev nimi, et siis siia on võimalik luua niisugused erinevaid skripte, et mis teevad nagu seda rakenduse loomise protsessi niisugust unikaalsemaks või vastavalt vajadustele dünaamilisemaks. Jah, et siis nagu ma juba korra mainisin, ma toon natuke juurde. Ja siis, nagu ma mainisin, et Androidi rakendus lõpeb .apk laiendiga ja siis, et tegu on kokku pakitud failiga, mida on võimalik lahti pakkida. Ehk siis, et te võite ise ka nagu proovida, et kui mõne APK faili saate, et tõenäoliselt enamus rakendused, mis on Google Play's olemas, et siis Google'ist läbi kolmandate osapoolte on võimalik need APK-d ka alla laadida niisama. Noh, proovi mõttes. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et kogu selle lahti pakitud siis APK sisu ongi, et siis metainf kaust hoiab seda manifesti faili, millest ma mainisin, mis peab igas Android rakenduses olemas olema. Siis sertifikaati ja allkirja. Siis res kaust ehk siis ressources. Okei. Jah, siis selles on need erinevad süsteemiressursid või selle rakenduse ressursid ehk siis kasutajaliidese graafilised elemendid ja muud siuksed. Põhimõtteliselt seal peaks olema siis kõik, mis on mitte XML. Ja siis assets kaust on samuti, seal on mõnevõrra, seal tuleb see arenduse käigus tuleb see vahe sisse, et mis kuhu pannakse. Ja siis resources.arsc ehk see on põhimõtteliselt kompileeritud XML ressursid, ehk siis kirjeldatud kasutajaliides, kirjeldatud stiilid, erinevad stringid, mingid animatsioonid ja mingid defineeringud ja niisugused asjad. Et see põhimõtteliselt okei. Ja siis ma midagi ütlesin valesti vist. Et selles metainf kaustas vist, ma ei teagi, mis manifest seal on, aga see Android manifest.xml, see on ikkagi selles root kaustas, mitte selles metainf kaustas. Ja siis põhimõtteliselt see, ja siis classes.txt, et see on siis
siis ongi jah, siis see talviku bytecode. Ehk põhimõtteliselt, et kui te selle rakenduse lahti pakite, siis piltidele, videodele, helidele, nendele asjadele saate kohe ligi, et seal ei ole mingit probleemi. Need on lihtsalt otse copy-paste ja teil on koheselt see olemas. Aga nüüd siis, aga näiteks mis puudutab manifesti ja siis seda resources faili ehk siis need XML-id, et kasutajaliidese layout'id, manifesti enda sisu ja nii edasi. Et sinna, selle jaoks on teil juba vaja, et saada niisugust inimloetaval kujul, et põhimõtteliselt kui te praegu lahti võtate, siis seal on mingi segased tähemärgid, mis ei ole inimloetav. Aga kui te soovite nagu inimloetaval kujul seda kätte saada, siis selleks on vaja kasutada juba kolmanda osapoole tööriista. Ja siis sama kehtib ka classes.txt failide kohta, et põhimõtteliselt koheselt te seda Java lähtekoodi ei näe, et mis on näiteks teie, ma ei tea, sõbra rakenduses või konkurendi rakenduses. Aga seal on ka võimalik, et kui sa kasutad, ma väga süviti pole läinud, aga põhimõtteliselt kui sa kasutad neid abitööriistu, saad sa selle lähtekoodi ka kätte. Ehk seal on üks niisugune mingi vahekeel, mida talvik veel kasutab, aga on võimalik saada ka täiesti puhas loetav Java kood. Et siin tekibki see probleem, et keegi võtab teie rakenduse ära, paneb sinna mingid spyware'i või bloatware'i või mingit asja kokku ja pakib täpselt pakib kokku nende samade sammudega, mis ma siin välja tõin ja ongi teie rakendus kaaberdatud või selles mõttes kaaberdatud ei ole õige sõna, aga et see on küllaltki levinud praktika näiteks, et Google Play's, kuna et Google Play's siis, ma ei tea, kui palju sellest teavad, siis puudub niisugune, see on see Androidi pakendi alguskeskkond ehk siis App Store. Ehk seal puudub siis rakenduste üle nagu human review või niimoodi. Põhimõtteliselt te võite ükstapuha mis rakenduse teha ja te võite siin üles laadida ning keegi ei kontrolli seda. Võrreldes näiteks App Store'iga iPhone'il, et kus toimub siis ülevaatamise protsess siis reaalselt nagu inimeste poolt. Ja kui ma tahtsin jõuda, on see, et niisugune, kuidas öelda, küllaltki levinud on niisugune kaaberdamise protsess, et kui näiteks teete mingi rakenduse, laete selle ülesse ning see saab populaarseks, siis mingist hetkest keegi lihtsalt laeb alla teie APK, paneb sisse eeldame, et te kasutasite tulu saamiseks, kasutasite näiteks reklaame, ehk siis pay per view või pay per click. Ja siis ta lihtsalt võtab teie APK, dekompileerib selle ja näiteks teie selle, kuidas öelda, selle reklaami ID lihtsalt kas siis asendab enda reklaami ID-ga või midagi niisugust, paneb sinna veel mingit reklaami juurde, pakib selle kokku siis ja laebki otse selle Google Play'sse ülesse. Ja see on niisugune protsess, et ükski automaatne süsteem seda ei võta, et kui te tahate sellest rakendusest lahti saada, siis te peate sellest, kes teie selle rakenduse nii-öelda kaaberdas. Ehk see on küllaltki keeruline protsess. Vaat niisugune asi, niisugune ülevaade turunduse koha pealt, üldse nagu raha teenimise koha pealt rakendustega. Ja siis põhimõtteliselt, et küllaltki on levinud niisugused kuulujutud või niisugused väärarusaamad, et võib-olla Android, et see turbe osas, et pole piisavalt turvaline või et ei soovitata kasutada, siis ma ütleks nii, et kindlasti enamik, kui mitte ütleme, et väga-väga suur osa sellest turbest või
kasutaja on kõige nõrgem lüli kogu selles infoturbes Androidi platvormi puhul. Et iga rakendus töötab iseseisvas virtuaalmasinas, ehk siis see söökot või see on niisugune, ma ei tea, kuidas seda nimetada, tööriist või library, mis vastutab selle eest. Ehk põhimõtteliselt iga rakendus on nagu, kuidas öelda, peaaegu nagu unikaalne operatsioonisüsteem Android platvormis. Ehk siis ühesõnaga, kui juhtub mingi asi, Windowsi all näiteks, ma ei oska öelda, kuidas need modernsemad operatsioonid või modernsemad versioonid hakkama saavad, aga näiteks Windowsi all, vanemate versioonide puhul, et kui sul üks rakendus näiteks kokku jooksis, siis võis ta endaga kaasa haarata terve nagu süsteemi ning terve arvuti võis kokku joosta. Siis näiteks Androidi operatsioonisüsteemis niisugune asi võimalik ei ole. Või kui tõesti ei ole mingi väga ekstreemne juhtum, siis üldjuhul üks virtuaalmasin või üks rakendus teise nagu niisugust tööd olulisel määral ei mõjuta. Siis süsteemi ressursside kasutamiseks on vajalik küsida luba. Ehk põhimõtteliselt ühelgi rakendusel ei ole võimalik kasutada kasutaja positsioneerimist või internetti või ma ei teagi, mis on veel nüüd kriitilisem, telefoniraamatust kontaktide väljalugemine, kui kasutaja ei ole nagu isiklikult seda luba andnud. Ja loa andmine käib siis rakenduse algsel paigaldamisel. Ehk siis, kui sa hakkad rakendust paigaldama, siis ta loetleb ette kõik süsteemi ressursid, millele ta soovib ligi pääseda. Ja siis iga rakenduse andmed on nagu 100% privaatsed. Ehk see tähendab seda, et kui sinul on mingi rakenduse, siis tema ei saa näiteks mingist teisest suvalisest rakendusest lihtsalt hakata kõik andmebaasid, kõik mis iganes salvestatud andmed, et tema ei pääse nendel ligi, juhul kui see rakendus ei ole nagu ise andnud seda luba andnud. Ehk sul ei ole võimalik, kuidas öelda, ilma teise rakenduse loata tema andmeid nagu ligi pääseda. Ja siin kehtib üks erand, et selles mõttes, et kes on võib-olla natuke kauem Android operatsioonisüsteemi kasutanud ja siis on selline võimalus nagu seadmete ruutimine. Ehk siis on võimalik superkasutaja, kuidas öelda, luba saada või võimed. Ja siis siinkohal see reegel ei kehti, et põhimõtteliselt kui see telefon nii-öelda häkitad või nii, siis see viimane reegel ei kehti, et siin on võimalik, siis saab teiste rakenduste andmetel ligi. Jah, selles mõttes selle ruutõigus. Jah, selles mõttes, ma mõtlesin, võib-olla see rakenduse, et teine rakendus andmete ligi saad, seda ma mõtlesingi, et kasutaja nagu läbi teise rakenduse püüab sellele ligi saada, siis sel juhul kehtib tõesti, et kuskil backgroundis niisugune andmete kaaberdamine, et see saab jälle toimida sel juhul, kui kasutaja on andnud sellele superuser või sellele ruuditud telefonile siis selle õiguse, et käivitada mingid siuksed protsessi, mis nõuavad siis superuser privileege. Ehk näiteks küllaltki populaarne, mis ma ise olen kasutanud, on see, et näiteks mingid failihaldusprogrammid. Ehk nii kui sa püüad kuskile ressursile ligi saada, kus tegelikult sa ei tohiks nagu ligi saada,
ja sul on telefon nagu ruuditud, siis ta kohe küsib kasutajalt, et kas sa soovid selle privileegi nüüd anda, et ja tavaliselt, et kui pikaks ajaks või mitmeks korraks sa soovid selle privileegi anda. Ja siis et siis Android operatsioonisüsteemi kui platvormi puudustest, et kindlasti nagu see on siis arendaja nagu sellisest vaatevinklist. Ehk siis on puuduseks see, et on palju erinevaid seadmeid. Ehk siis see tähendab, et riistvaraliselt on süsteemid küllaltki erinevad. Ehk see tähistab seda ka, et siis näiteks, et kui te teete mõne rakenduse, siis seal võib nagu kasutajaid olla nagu äärmusest äärmusesse, et sul võib olla näiteks seadmed, mis võivad olla, ma ei tea, 5 aastat vanad ja sama võimsad umbes kui need nutikäekellad, kuid samas sul võib olla siukene telefon, mis võib-olla, ma ei tea, suudaks koduarvutiga võistelda, et siis ongi kuidagi, et sul kindlasti tulevikus, et kes jõuavad sinna rakenduste publitseerimiseni juba sinna suuremate kasutajagruppideni, siis tekib kindlasti niisuguseid probleeme, kus pöörduvad inimesed probleemidega, kus mõningad väidavad, et näiteks nende telefonil rakendus aeglane või nende telefonil jookseb rakendus kokku. Aga tegelik põhjus võib olla hoopis selles, et lihtsalt kasutajaseade ongi nagu, kas tal on mingi väga spetsiifiline riistvaraline eripära või siis on lihtsalt, tal on see protsessimise võimsus on protsessor või siis graafika kiirend on lihtsalt liiga lahja. Et selle koha pealt on üks sükene, kuidas öelda, võib-olla endal kõige naljakam juhtum oli see, et põhimõtteliselt arendasin ühte rakendust ja rakendus, tegu oli video striimimise rakendusega ja siis oli aktiveeritud niimoodi, et rakenduse käitumine oli niimoodi, et kui telefon on nagu portretvaates ehk telefon on niipidi, siis on videoplayer mängib väikses vaates. Aga kui ta tuvastab nagu G-sensoriga, et kasutaja keeras telefoni, siis see videostream, mis enne oli siin väike, siis ta läks nagu suureks. Ja siis põhimõtteliselt siis üks toote kasutaja pöördus minu poole ja ütles, et ta ei saa, ma nimetasin seda, et nagu see on nagu väike player ja siis see on nagu full screen. Siis ta ütles, et ta ei saa full screen vaatesse minna enne. Siis ma küsin, et kas ma saaks nagu, et mis telefoni sa kasutad, mis seade tal on. Siis ta näitas mulle mingi, ma ei ole eriti kursus, aga põhimõtteliselt oli mingi siukene klots ja siis sinna külge käis siis monitor, klaviatuur ja hiir. Ja siis iseenesest sihukesel nagu asjal nagu ei saa seda G-sensorit olla. Ja siis nagu tekkiski sihukene eripära, et lihtsalt nagu põhimõtteliselt füüsiline seade lihtsalt puuduski see orientatsiooni see seade või võimekus. Ja tõenäoliselt see on nagu, see maailm on nagu seal väga kirju, et sul on, tavaliselt Google ise loob mingid ettekirjutused, et mis peaks olema miinimumnõue, et see vastaks nagu Google'i standardile. Aga selle koha pealt on see, et isegi kui see seade ei vasta Google'i standardile, siis on võimalik ikkagi see seade turule tuua. Ja siis seal ongi, et kogu see süsteem on küllaltki kirju. Ja siis palju erinevaid, kas siis erinevaid, lausa öelda, et Androidi baasil tehtud operatsioonisüsteeme või siis operatsioonisüsteemi kasutajaliidese modifikatsioone, et näiteks üks näide veel, et Samsung Galaxy S2 mingi Androidi versioon vist oli 2.3.5 oli näiteks siukene viga, et ta ei suutnud kuvada
ühtegi läbipaistva taustaga pilti nagu. Ehk siis see oli üks niisugune viga ja siis neid vigu on nagu seinast seina, et tavaliselt kui sa mingit niisugused tootearendusega tegeledki, siis sul on lihtsalt vaja prioriteedid panna, et kas sa tegeled nagu seadmespetsiifiliste vigadega või siis tegeled nagu muude asjadega. Ja siis seal on muidugi see, et see kasutajaliides ja sellest modifikatsioonist võib sõltuda, milline näeb välja sinu rakendus. Ehk siis, et sina disaini enda rakenduse ära ja vaatad, okei, see on päris niisugune väga kena, siis laetakse, või siis keegi kasutaja tuleb mingi niisuguse modifitseeritud operatsioonisüsteemiga, näiteks temal mingit asja ei kuva või üldse kuvab valesti või midagi niisugust. Ja siis siis alati, kui lastakse välja uus Androidi versioon, siis migreerumine kõige uuemale versioonile on väga aeglane. Ehk siis, et kes on kursis selle iOS-i platvormiga, siis seal on põhimõtteliselt, kui sul tuleb uus see iOS-i versioon, siis kohe laetakse, ma ei teagi täpselt, ma ise ei kasuta iOS-i, aga uuendatakse kõige viimasele versiooni, ma ei tea, kas automaatselt või midagi niisugust. Et ühesõnaga, et kui sul tuleb mingi uuem versioon välja, siis sa tead umbes, et ma ei tea, näiteks mingi paari kuu pärast ma enam seda vana ei pea toetama, et ma saan nagu selle uue operatsioonisüsteemi peale nagu enda rakendusi nagu sihtida või arendada. Aga Androidi puhul on põhimõtteliselt niimoodi, et detsembris tuli see 5. versioon välja ja nagu näete, siis põhimõtteliselt on see turuosa hetkel mingi 3, äkki võib-olla 4%. Ehk ühesõnaga, et see iOS adoption rate, ma päris täpselt ei tea, aga ma usun, et seal oleks juba selle 3 kuuga oleks 9% oleks selles viimases versioonis. Ja miks see on oluline arendaja koha pealt, on see, ma ei tea numbrist täpselt, aga umbes, mis ma kuulnud olen või teiste kaasarendajatega rääkinud. Et miks see uuele versioonile migreerumine on oluline, on sellepärast, et sul on garantii, et sa ei pea, selles mõttes sa ei pea enam toetama vanu versioone ja vanadest versioonidest tulevaid puudusi. Ehk see muudab sinu koodibaasi ja kogu seda arendusprotsessi ja kogu selle asja nagu ülevaadet oluliselt lihtsamaks. Et põhimõtteliselt kui siin all nüüd võtta selles mõttes, et võtta võrdluseks see, et palju erinevad seadmed, ja siis 3 esimest punkti, siis põhimõtteliselt näiteks kui te arendaksite iOS platvormile ehk iPhone'ile, siis põhimõtteliselt nende punktidega praktiliselt kokku puutuma ei peakski. Ehk siis seal on põhimõtteliselt seadmete arv on nagu ülipiiratud, et võrreldes Androidil, ma ei teagi, et kui kokku lugeda kõik riistvaralised seadmed või vähemalt nutitelefon, kui Android peale on pandud, siis ma arvan, et üle 1000 on see number kindlasti, võrreldes võib-olla iPhone'iga, kus sul on seal on mingi alla 10 äkki. Siis põhimõtteliselt ongi, et üldse siis projekti planeerides või ajakulu planeerides, et võibki võtta arvestuseks selle, et näiteks Androidi rakenduse arendamine on iOS-i arendamise ajakulu korda 1,5 või äärmisel juhul isegi korda 2. See on siis, kehtib siis, kui sa tahad tõesti nagu
noh, pisidetailide lihvimiseni, et kui sa tahad enam-vähem mingi asja saada lahendatud mingi ala 5 seadmel, garanteeritult töötaks 3 erinevat operatsioonisüsteemi versioonist, tõenäoliselt saab sama aja sisse, kui sa tahad, et sul 100 erineval seadmel ja 10 erineval versioonil töötaks nagu sama hästi või noh, töötaks korrektselt, siis see on nagu oluline ajakulu nende detailide lihvimises. Ja siis muidugi platvormi puuduseks on see, et superõigustega, selle root ehk superõigust kasutajatega siuksed probleemid, ehk siis noh, tegelikult võib-olla probleemid pole õigem öelda, aga võib-olla eripärad, et kui sa teed mingi lahenduse ja sa eeldad, et nagu noh, näiteks mingi delikaatne info on kuskil süsteemis ja sa eeldad, et keegi seal ligi ei saa, siis näiteks root-kasutaja võib saada selle ligi. Ja mis iganes, kas root-kasutajal on näiteks, noh, ta võib sul mingit, jah, ta võib sulle jõuda sinna kohtadesse, kuhu ta ei tohiks välja jõuda. Jah, siis arenduskeskkonnaks, et põhimõtteliselt siin eelmise aasta detsembris muutus küllaltki palju üldse selle Androidi maailmas, et selle eelmise aasta detsembris siis tuli see 5.0 versioon välja, mis on küllaltki siuke kardinaalne uuendus nii kasutajaliidese kui süsteemi oma arhitektuurilt. Ja siis tuli siis Android Studio tuli juba beetast välja. Ehk siis noh, Eclipse'iga te tõenäoliselt olete tuttavad seal Java ainest või olete? Jah, siis põhimõtteliselt Eclipse, algselt oli kasutusel Eclipse või noh, selles mõttes eelnevalt kõik 10 aastat, siis nüüd muutus ja tuli Android Studio. Ehk siis tegu on siis IntelliJ arenduskeskkonnaga, millest on siis tehtud see fork ja kuhu on siis ehitatud Android Studio funktsionaalsust juurde. Et noh, võrreldes Eclipse'iga, et see on kindlasti siukene oluliselt kasutajasõbralikum ja efektiivsem. Ja noh, siukene, kui Eclipse oli siukene asi, mis tehti seal UML-i joonistamiseks ja tehti, ma ei tea, JavaScriptiks ja Javaks, siis nüüd see Android Studio, et see on optimeeritud, et Androidi siukse platvormi arendamiste eripäradele. Ja mis, noh, see teeb kindlasti ikka arendaja elu lihtsamaks ja mugavamaks. Vot.